tere, minu nimi on Kristjan ja minu email, millele te võib-olla olete juba kirjutanud, on kristjankrass@perearstiselts.ee. Täna ma räägin siis laiemalt resertifitseerimise protsessist Eesti Perearstiseltsi koduleheküljel, mis siis on abiks perearsti enesearengus. Nüüd, kui vaadata resertifitseerimist laiemalt, siis tegelikult pädevuse kui sellise me saame ülikooli lõpetades eriala eksamiga. Samas 5-aastane täiendkoolituste ja resertifitseerimine 5 aasta tagant on tegelikult vabatahtlik. Samas täiendusõppe korraldus on pandud TTÜ õlgadele vähemalt 1,5 nädala ulatuses iga aasta, koostades koolitusplaani. See on ära toodud tervishoiuteenuste seaduses. See aitab meil siis enda pädevust hoida. Ning see resertifitseerimine 5 aasta jooksul on olnud sellisel stabiilsel nivool. Viimane aasta on olnud kehvem, kokku 408 perearsti viimase 5 aasta jooksul. Nüüd, kui me tahame kontrollida, kas me ikkagi oleme resertifitseeritud, siis tuleb minna Terviseameti koduleheküljele, võtta registrid lahti ja otsida enda nimi. Antud juhul ma kasutasin LMAL-i, et näha, et tema pädevust on hinnatud 2021. aastal. Hindamise reeglid on lihtsad tegelikult, et 5 aasta möödudes tuleb teha resertifitseerimine, kokku peab 270 täienduskoolituspunkti ning lisaks tegevuse analüüs enda tegevustest, mis annab 30 täienduspunkti. Kus seda siis teha? Tuleb minna Perearstiseltsi kodulehekülje peale. Kodulehel on selline rubriik nagu perearstide resertifitseerimine. Siin on detailsemalt juba ära toodud informatsioon, mida ma eelnevalt rääkisin. Aga kui infot sisse tahate panna, oma täiendkoolituspunkte vaadates tuleb sisse minna. Sisenemiseks on vaja registreerida. Ma eeldan, et teist paljud on juba registreerinud ja seda vormi ei ole vaja täita, aga kui on, siis tehke seda. Kui see on tehtud, siis lihtsalt vajutate sisenemisele ja lähete sisse, jõuate siseveebi, ja resertifitseerimise leiate vasakust tulbast, mis on jaotatud 2 lõiguks: info ja andmete esitamine. Infost leiate kõik olulise informatsiooni veel kord ja veel täpsemalt ka tegevusjuhise kohta ja sündmuste kohta. Ja nüüd me vaatame andmete esitamist täpsemalt. Andmete esitamine lõiku sisenedes me näeme enda sündmusi, mis on siin ära toodud tabeli kujul. Antud juhul minul on toodud Tallinna Perearstiseltsi õhtuseminar ja 1 akadeemilise tunni ulatuses. Nüüd ma näen, et mul võib olla midagi veel puudu, siis ma lisan siit uue sündmuse. Siia vajutades tekib selline vorm, kus ma saan siis ise lisada sobivaid enda poolt sooritatud täiendkoolitusi, näiteks doktori väitekiri, kirjeldus, manust iseenesest komisjon ei oota, piisab kirjeldusest ja sündmuse kuupäev ja siis salvesta. Kogume kokku 270 täiendkoolituspunkti ja asume täitma tegevusaruannet. Tegevusaruanne koosneb 5 punktist: töö praksisest, kliiniline töö, individuaalne areng, valdkonnad, mida me soovime edaspidi arendada ning kokkuvõttev hinnang endale. Nüüd, kui me ei mäleta seda, muidu tuleb salvestada panna, et muidu siin on ära ka toodud NB, et salvestage kindlasti sellepärast, et 2 tunni jooksul, kui te ei ole salvestanud, siis kaob kogu informatsioon ära. Samas, kui te ei mäleta nüüd, mis tegevusaruannes on nõutud, siis te peate minema tagasi info lõiku, et siis leida sealt tegevusaruande juhend. Lugege see läbi ja täitke tegevusaruande põhjalikult ära. Kokku on teil, ma eeldan, 300 punkti, siis saate minna taotluse esitamise juurde. Lisate oma
ülekannet tõendava dokumendi, CV ja kirjelduse, võib-olla midagi soovite komisjonile kommenteerida ning siis kinnitate, saadate komisjonile. Komisjon vaatab üle ja annab kiirelt tagasisidet. Komisjon iseenesest käib koos 2 korda aastas, mais ja mai, juuni, november, detsember ja hindab siis Rutt Kalda, Marje Oona, Pille Öpik, Anneli Rätsep, Anneli Virks ja Kaja Arbeiter. Küsimuste või probleemide korral kirjutage e-maili aadressile kristjankrass@perearstselts.ee. Aitäh!